Kiire, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sydney. Hei, siin on Halita. Ja meie oleme Juutšikid! Ja täna me teeme Q&A, kus me oleme kõik koos, sest et varem me oleme ainult Maria kahekesi teinud, aga nüüd on nagu uued Juutšikid ka. Uued tuuled panime Instagrami ühe pildi, kuhu te saite kommenteerida oma kõige mahlasemad küsimused. Seega me hakkame neile nüüd vastama ja kindlasti, kui te tahate, et järgmises videos me vastaks teie videole, siis minge tšekake meie Instagrami lingid on all. Järgmises videos me vastaks teie videole. Küsimustele ma ütlesin. Ei või? Ühesõnaga, selle Q&A teema oli, et te kommenteeriksite oma kõige mahlakamad küsimused. Ma ei tea, kui mahlakad kõik need küsimused olid, mis tulid, aga ma valisin kõige mahlakamad. Kuidas? Ma loodan, et sa valisid. Ma alustan esimesest, mis on juba eriti mahlakas ja see on, mida te hindate poiste juures? Kui ma võin mõelda sellele, ma ei saa mitte. Okei, las siit alustan. If you know memes. Okei, see on suht konkreetne. Ma mõtlesin nagu üldine nagu iseloom. Ei, ma mõtlesingi nagu iseloom. Memes. Sõnastame teistmoodi, miuke peab nagu olema. Või miuke meile meeldib. Pruunide justega, pruunide silmadega, sinist sokkidega. Kas me räägime kellestki kindlasti juba või? Sidi? Justin Peab olema naljakas. Ja... Tead ma mind. Naljakas, see on minu esimene. Mul on üks on see, et ta oleks nagu energiline. Mitte nagu mingi superaktiivne, aga ma ei kannata seda, kui ta on liiga monotoone, sest ma ise olen nii energiline, et mul hakkab igav sellise inimest. Ta peaks ka olema siuke nagu elust elevil või siuke. Mul on selle esimese kohta, mis sa ütlesid, mul on just see, et ma võin olla nagu väga high up, väga high energy level ja ma võin olla nagu madalam kui muru, nagu mul võib see nii varieeruda ja see kuid peab suutma keep up'ida selle. Ja siis ma arvan, et ausus ja lojaalsus. Ma ei tea nüüd, kui juicy see järgmine on, aga et oletage, et teil on 2 tuba ja 2 tuba 2 inimesele ja te peate Juutšikid sinna ära mahutama, siis kes kellega samas toas oleks. Minu arust siin ei ole vahe, et me saaks nagu kõik oma vaja hakkama ju. Ja, aga nagu oletame, et me peaksime nagu aasta aega niimoodi elama, nagu kaua. Mina ei tea, mingi loo sellest tõmbaks. Tegelikult see on hea, ma arvan küll. Nagu meil ei ole vahe, ma arvan, ma saaks nagu ükskõik kellega ma oleks ikka hakkama. Kes sul kõige kiiremini üle viskaks? Sina. Kelleks te väiksena saada tahtsite? Mul muutus see kogu aeg. Üks hetk ma tahtsin nagu mingi kokaks saada, siis ma tahtsin kirjanikuks saada, siis ma tahtsin disaineriks saada. Enne kui ma YouTube'iga tegelema hakkasin, ma tahtsin forever õpetajaks saada. Mu unistus oli õpetajaks saada. Ma olin oma klassijuhatajaga kogu aeg nagu pestukad ja ma kogu aeg nagu kolektisin viikuid ja ma armasin õpetajamaid. Ma armasin seda, et sa saad kontrollida töid ja panna hindeid ja see oli nagu mu ting. Ma tahtsin suht pikalt saada, nagu kui ma väike olin, siis modelliks. See on nagu siuke, mis kõigil on suhteliselt. Ja siis juuksuriks, aga nagu... Juuksuriks ma ka. Aga nagu hästi kaua ma olen tahtnud saada näitlejaks ja ma tahan ikka veel näitlejaks. Ja näitlejaks ma tahtsin ka vahepeal. Mina tahtsin saada ka nagu kirjanikuks ka ja siis nagu režissööriks. Kiss, Mary, Kill, Justin Bieber, Ed Sheeran ja Kylie Jenner. Mary, Justin Bieber, Kiss, Kylie Jenner ja Kill, Ed Sheeran. Sorry. Probably täpselt sama, mis sul. Nagu, mõtle, kui sa oleksid legaalselt abielus Kylie Jenneriga. Eikä kui sa nagu mõtle, siis ta nagu elaks koos ja värki nagu. Kui palju benefite sa tooks, kui sa Justin Bieberiga. Ja ma saan aru nagu. Sul on mingid personal things. Ma püsin lojaalsena Justin. Teoorias ma abieluksin Kylie Jenneriga, nagu sa tooks mulle benefit. Tooks kasu mulle. Friends with benefit. See on väga liider kombo, ma isegi ei hakka. Kui oleksite poiss, kui me oleksime nagu poisid, siis mis meie nimed oleks? Mario, Victor, Juan ja Sid. That's it! Kes teist, ongi siuke küsimus, kes teist on kõige mahlakam? Kes pretendeerib? Ma ei tea, Mariast kirjutatakse väga palju artikleid. Ja ma arvan. Kes teist on kõige targem? Viki. Mis asja? On what level? Igal level ja vastus jääb ikka sama. Ma ei saa olla kõiges kõige targem, saad? Kas te olete millegiga on kirjutatud kagi öeldakse oma vanematele vahele jäänud? Korra ma olin väga kaua üleval. Ma ei tee midagi, millega vahele jääda, nagu ma olen jumala aus. Mu ema just üks päev ütles ka, et ma olen väga aus. Mul on, see on väga. Me käisime meie vanama juures maal, mu isa ja oma sõpradega. Ja siis alati nad tegid suitsupausi, siis ma ütlesin, et kuulge, ma panen selle koni sinna vette, on ju. Ja siis ma läksin ümber maja ja ma läksin teisele poole maja, nagu seda koni tõmbama, on ju. Aga alati ma tegin niimoodi, et ma panin selle koni lihtsalt niimoodi suhu. Ma ei teinud mitte midagi. Ma lihtsalt hoidsin suus, aga ühe korra ma tõmbasin selle sisse ja ma köhisin nii jubedalt, et peale seda ma pole suitsu vaadanud ka. Vana see oli. 5! Lemmik YouTube. Miks sul on alles? Viki reaktsioon tuleks lihtsalt zoom in.
kuidas sa valid? teeme kõige naljakam Youtube. Lapins. kas keegi ei aja mind otseselt kõva häälega naerma? Lapins ajab mind väga kõva häälega naerma. arvatavasti ka Lapins, nagu all the character and stuff vahest. mis on teie kõige suurem draama? no Maria, räägi. see ei pea olema avalik draama, see võib olla nagu sissemarvanud põhjusega mitte avalik. täpselt. või elus ei juhtu mitte midagi. sa ei öelda kunagi, et su elus ei juhtu mitte midagi, sa istusid täna oma kohvri peal ja ootasid mind 40 minta. ei nagu reaalselt, ma kõnnin ja otsisin sind ja ma olin räigelt maanikas, sellepärast et ma ei julgenud üksinda stuudiosse tulla. ma lihtsalt kõnnin ja ma vaatan, ma nagu silman silmanurgast, kuidas keegi istub ja vahib taeva poole. kapuusi peal, istub kohvri peal ja vahib taeva poole. ja sa ütled, et su elus ei juhtu mitte midagi. kunagi 4. klassis, kui ma Soome kolisin, siis mulle meeldis üks poiss, kes oli minust väga varsti nagu palju noorem. mulle meeldis ta väga ja ta meeldis kõikidele, ta oli nagu the popular guy. ja kuna ma olin uus tüdruk, siis ma meeldisin talle ka. no siin ei jutusta. nädal aega nagu, ma ei tea, ma nagu ei ütleks selle kohta, et üldse nagu me saatsime sõnumeid koolis, me ei teinud mitte midagi, me mingi ignosime. Saatsin oma ema telefonist neid sõnumeid, siis mul ei olnud kõneaega. kuidas su ema ei näinud neid sõnumeid? ei, ma arvan, et ta teadis, et teda ei koti lihtsalt, sest ma olin mingi 10-aastane, see oli nagunii väike asi. millest ta nagu rääkis? mis teed? mu klassiajad said väga pahased minu peale ja nad hakkasid väga roppusid mulle nagu tulistama, sest ma olin Ester, ma olin välismaalane. ma viisin nende populaarse tübere ja mingi tal hakkas järsku meeldima keegi teine. mul on üks väga hea lugu, aga sellega on siuke lugu, et need 2 tüdrukut, kes on nii poolub 100% tunnevad ära. ma ei usu, et see kutt, kes on seotud, kunagi näeb seda videot, aga kui ta peaks tegema ennast ära tundma, on väga piinlik olukord. ühesõnaga, me olime laagris. ma pakun, et see oli nagu mingi 5.–6. klassi äkki, mingi 5. klass onju. ühele mu sõbrannale meeldis üks kutt onju. siis neil oli mingi räige draama, siuke 5. klassi hull draama onju. nagu ma olin siuke, kes polnud väga nagu kuttidega suhelnud, nagu ma ei olnud siuke tüdruk, ma olin rohkem siuke, et ma olen raamatut, õpin kodus. ja siis me olime seal laagris ja siis järsku see kutt, kes mu sõbrannale meeldis, nagu selle kutile meeldis mu sõbrannaga, kutsus mind õue. ja siis ma olin mingi what onju. ja siis mu 2 sõbrannat jäid nagu tuppa onju, et mingi Mart-Maria onju. ja siis ma läksin õue ja siis see poiss oli mingi, et et kas sa nagu ta nagu kutsus mind edasi, me nagu läksime jalutasime eemale onju. ja siis see poiss hakkab küsima nagu nii-öelda selle nagu tüdruku, kellega neil thing oli kohta küsimusi, vaata mingi, et aga kuidas see nägi välja, kui ma läksin välja, siis jalutasin selle poisiga kuhugi majade taha ja mingi ma ei tea kuhu täiesti nagu eemale. aga pärast nagu ma läksin tagasi sõbranna, kellel see kutiga ting oli tema sõbranna, kõik mingi Maria, mingi mida sa tegid, kui minul võimalus oleks, ma küll mingi võtaks kohe ära mingi Maria, miks sa varastad teiste mehi 5. klassis. kõige suurem draama, ma arvan, et kõige suurem draama oli selle viinamudeliga. no mis juhtus, ma ei ole nagu see ei olnud, okei, nagu detailidest on see, et number 1, see ei juhtunud weekendil, see juhtus kuultulval. number 2, see ei juhtunud nii nagu kirjas oli. viimane sõnum su telefonis. viimane sõnum su telefonis, Viki. mitte nähta. kas me vaatame Messengeri, sest mul tavaliselt ma ei räägi kellegagi. viimane sõnum, mis me saad. kui me gruppe ei vaata, siis ma vaatan Sydney chati ja niisugune pilt, mis ma Sydney ennast võtsin. oota, ma vaatan ka, mis mul on. ei olegi, mul ei ole elu. aga mu sõnum on mingi emale mingi hea töö. Marti küsis küsimuse, okei, meil tuli päris palju. kas Viki ja Gregor on paar? nii, et miks läks aru, mul on nagu, ma kommenteerin kohe enne, kui sa jõuad kommenteerida. ma tean, et mul on sõbrad küsib mingi, et miks nad kogu aeg koos on ja ma feelin seda. sellepärast, et nagu ma olen üldse mõelnud selle. me tegime, vaata kui keegi mäletab, me tegime mingi hetk tagasi, me tegime Gregoriga lookbooki koos ja see oli lihtsalt nagu lookbook video. siis keegi oli ka mingi, oh my god, Maria, mingi vaata ja ma mingi 2 korda käisin filmimas taga. ja siis, kui see sinu asi oli, ma teadsin, et te filmite nagu meie projekti asju, siis ma olin ka nagu mingi, et nagu ilmselgelt hakkad filmimas onju. ja ka mingi, nad on kogu aeg koos, Maria, ma mingi, oh shit. ja meil ei ole mingit teemat, vähemalt mitte minu teadlikul, aga nagu see on nagu ei, Gregor, ei. vaata, sa panid oma story'sse selle pildi, kus oli purks käes onju. ja siis sa panid mingi food on the go või midagi ja siis seal oli Gregori nägu taga näha. Food on the go nagu Gregor is a meal, you know. kirjad, mida asja midagi. See oli nagu, meil on projekti asjus filmimised ja siis on see, et meil nagu me liigume
nagu vahepeal kuhugi edasi või siis pärast projekti on see, et me oleme mingi näljas, siis me lähme lihtsalt sööma, sest et me läheme nagu, kui mõlemal läheme lihtsalt kesklinna või nagu liigume samasse kohta ja siis me lihtsalt liigume edasi koos, nagu meil pole mõtet nagu mingi olla samas bussis, lihtsalt istuda eri otsas, nagu ilmselgelt me liigume koos edasi, aga nagu meil ei ole mingit teemat või me ei hängi nagu vabal ajal, pole kunagi nagu kokku saanud. Kes teist esimesena teie arust üksinda elama kolib? ma arvan, et mina. Mul on ka ju nagu selles mõttes. Viki nagu on legit one toe out of the door juba. Nagu, ma ei tea, mu ex juba nagu saadab mind välja seega. ma ei tea, kas nagu... Aga nagu see ei ole kindel, ma ei taha kolida välja, sest ma ei taha maksta. Kuhu? Oma koju. Oota, ma mõtlen, et nagu see on, et sa elaksid siis järgmine aasta põhimõtteliselt juba üksi või? Suhte. Lucky. Oh my god! Viska seda, kui nüüd ma ei näeks seda, palun. Ma ei taha sellest rääkida. Mina pean nagu WhatsApp ära kolima. Miks? Sest mul 3 väikest venda karjuvad kogu aeg. Sul on 3 väikest venda. Moisu. Seega kadage ta auto, I can't sit nii. Ei, ma arvan, ma lõpetas 10 ära siis. Marti küsis üks toreda küsimuse. Miks Marial alati nii igav teiega koos hängib? Tihtipeale, kui me kõik koos filmime, on see, et nagu ma võin muidu energiline olla, aga kui mul ei ole energiat, siis ma ei ole videos niimoodi nagu. Kui mul ei ole energiat, siis ma lihtsalt istungi niimoodi. Ja tihtipeale, kui me kõik koos filmime, meid on 4 tükki, me kogu aeg räägime üksteisest ühe, me kogu aeg oleme nagu ma lihtsalt mainin, et tegelikult nagu pool tundi me lihtsalt istusime vaikuses, sinu jaoks oli telefonist igama asju. Ei no see niikuinii, aga ma räägin, et tihtipeale on mina see, et nagu kõik teised, kui nagu kaamera pannakse tegema nagu mingi nii, aga ma nagu isegi üritas, ma ei saa hakkama selleks. Ma ei ole kunagi päriselt tüdi, ma tavaliselt võtan nagu võtan hinge ja siis üle nagu vaata. Meil on küsimus otsas. Tegelikult. Aga meil on nagu... Aitäh. Sõbrad. Bad. Oota, lõpetame ära siis. Kuidas? Nii. Head sõna. Selline oligi siis meie Q&A. Andke kindlasti kommentaaridest. Sul viga on. Kui te ei ole kursis, siis me otsime siit nii ka Kustu kummi, mis on ämbliku kujuline ja Victoria. Sa läksid alla või? Selline oligi siis meie tänane video. Ma siiralt loodan, et teil oli seda lõbus vaadata. Ma üritasin väga teistmoodi. Andke kommentaarid seada, kas oli piisavalt mahlakas teema. Ma ausalt öeldes arvan, et we can do a lot more mahlakam. Aga nagu, kui te tahate veel nagu mingeid ülihäid küsimusi ja siis jätke need kommentaaridesse, kui me järgmine kord sellise video teeme, siis me vastame nendele seega kõik küsimused kommentaaridesse. Ja kui te subscribe'inud veel ei ole, siis kindlasti subscribe'ige ka. Ja te leiate kõik meie sotsiaalmeedia liigid ka alt descriptionist, minge tšekkake. Ja ärge unustage, mida pailab püsti! Kas te tahate teada, mis kell on päriselt praegu või? Ja näeme juba järgmisel esmaspäeval. Joo, tšekid!